tere hommikust! Tere hommikut, good morning, Yes. Et uus päev on alanud ja me nüüd lähme tuuterdame. Visati konkreetselt praegult hotellist välja, vabatahtlikult tulime, et avastada veel põnevaid kohti. Kus me lähme? Eks need päevad siis. Eks varsti on näha. Jah, okei. Mõtlesin, et näitan, et siin eskalaatoritel inimesed on hästi viisakad, kõik võtavad paremale poole ritta ja need, kellel on kiire, nad saavad siis vasakult poolt mööda minna. Oleme jõudnud sellise maja juurde, mis on päris põnev, siin on kõikidel rõdudel taimed ja seal poole on ka siuke maja. Et hästi põnev, siin on mingi kirik ka. Tahab ühte muuseumisse minna, aga me mitte kuidagi ei leia teed ülesse. Et me oleme otsapidi kuskil parklas. Me ei oska seda kuskil välja. Me olime nagu seal tüdrukute koolis ka juba. Tahtsime siin botaanikaeda tulla, aga mitte kuidagi ei leia seda kohta üles. Tiirutame siin majade vahel. Igat pidi käime treppidest üles ja sattusime tüdrukute kooli kuskile parklasse. Ja Google Maps ikka ja üldse ei aita, nii et me ei tea. Me lihtsalt jalutame veel siin ringi, et äkki leiame kuskilt selle üles. Aga muidu iseenesest siin ümbrus on selles suhtes äge. Et õiges kohas me oleme, aga väga keeruline on seda üles leida. Me lõpuks leidsime selle koha ülesse, aga kahjuks me ei saa täna sinna minna, sest meile mingi onu ütles, et täna on kinni. Onu, tädi oli. Onu raputas pead. Tädi ütles ja, et ei saa. Nii et kurb. Aga noh, mis teha. Peaasi, et me nüüd siit välja kuskilt saame, et see on ikka suht segane hoone. Aga oota, võib-olla siit on natukene näha. Et majakesi. Kurb, et ei saa. Siin on siis juba kõrgemad hooned ja siin on siis kontoriruumid. Inimesed istuvad, teevad tööd. Väga suur maja. Ma ei tea, kui mitu korrus siin on. Oleme oma jalutusega jõudnud nüüd siia pilvelõhkujate juurde. Tõesti võimas, nii äge. Mulle nii meeldivad need hooned. Me nüüd natuke aega oleme siin päikese käes istunud ja mina ütlen, et see on mu Londoni lemmikkoht. Siin ei ole üldse inimesi, siin on päike, siin ei ole müra. Kes see seal on? No, kes seal on? Kes mina olen? No võttes seda arvesse, kui palju siin muidu rahvast on. Ja siin on siuksed need kõrged hooned, lennuka lendab ja see on nii nagu siuke mõnus ja põnev ja huvitav on jälgida. Selle maja aknad muidu on nagu väga jubedad. Nagu nii pisikesed mingid ruudukesed. Et oot nii. Suured majad jäävad sinna ja meie tulime nüüd sellisesse kohta. Meenutab täiega Tallinnas ühte kohta. Mul ei tule selle nimi meelde. Ka Tallinnas on ka siuke sarnane koht. Võtsime siit Kiisu. Oi, kus mõnu läheb. Seal on suured hooned, linn. Me tulime mingisse parki. Siin on kutsud. Seal oli hobune. Seal on lambad. See on nagu suht naljakas. Me oleme ikkagi nagu Londonis. Aga nagu siin on nii palju siukest roheala, ma ei tea, muru või park, noh. Nagu meie, siis kuhu meid tõmbab kõige rohkem? Tühjasest Londoni ilusatest säravatest majadest lambad. Siin peaksid siis valged põsjad olema. Valge kirjutatud, täitsa valge. Mis teiega juhtus? Appi. Tulime siit just alla ja mõtlesin just, mis siis saab, kui ma kukun ja ma kukkusingi. Valged püksid läksid. Tore. Lähme kohe rongi peale ja sõidame tagasi linna poole. Ja täna meie lõuna on siis selline, sööme mingit riisi, kana ja salaatit. Nii et saab huvitav olema.
söömas sai meil käidud ja nüüd tulime välja. Oleme praeguseks Purskpäeva juures ja kohe liigume edasi. Nüüd sattusime siis mingisse muuseumisse. Siin on siis paadikene ja vaatame ringi, mis siin mõnevat on. Siin saab oma tundeid jagada. Keegi kirjutas siia, et ta on väga traumatiseeritud, sest et ta poiss läks temaga lahku ja siis ta tappis ta. Et ta saab nüüd seda kellegi jagada. Väga tore, väga tore. Siin muuseumis on siis siuksed käigud ja väiksed toakesed. Siin on kellegi tuba. Kas ma võin siit sisse piiluda ka? Vist mitte. Ja siis siin on veel. Siin on posti see. No nii, mis siin on? Oi, siin kolistatakse. Siit saab vist juua või? Väike baar. Väga vahva. Siin on inglise noored tüdrukud. Joovad tiialdega teed kõik koos. Nii nunnu. Mängin praegu siin metroo juhti. Pean õigesti käituma. Vaatame, mis jama nüüd on. Me käisime vahepeal nüüd siin poes ja väga huvitav oli poes käia. Mulle nii meeldib alati välismaal poodides käia, sest alati nii teistsugune kaup. Aga poeriiulid olid nii ebaloogilised meie jaoks, et seal oli riigiti ära jaotatud asjad. Nii et ja, nüüd lähme kondume edasi. Inglismaal on tagurpidi liiklus ja see on minu jaoks nagu üsna arusaamatu. Aga vot see siin on veel hullem. Saime siis teistega nüüd lõpuks kokku. Varsti lähme bussile ja sõidame lennujaama poole. Aga ilus õhtune vaade. Ja siin ees toimub väga huvitav fotosessioon. Geipoisid ühtepidi ja teistpidi poosetavad. Enne tegid sellised lõpupilte. London on kirju. Me oleme nüüd lennujaama tagasi jõudnud. Saime õnneks varasemale bussile. Jõudsime 45 minutit varem kohale. Nii et ei pea külmetama. Praegu on meil mingi 10 minutit kõndida. Hotelli, saame sooja duši alla minna, saame pehme voodisse. Joho, pikali lõpuks. Täna oleme palju tatsanud. Ja, täna on palju käidud. Väsitav on olnud. Aga jah, ruttu hotelli puhkama ja homme hommikuvara, juba kella 4 ülesse. Nii et, vot nii, ma praegu ütlen siis tšau-tšau. Või noh, tegelikult vaatab hotellituba. Võib-olla hotellituas on ka midagi väga vaat. Jah, no vaatab, võib-olla näitab midagi, aga võib-olla järgmine klipp on siis homme hommikul juba. Nii et, jah. Tere hommikust. Meie oleme söömas, ei filminudki hotelli, sest meil täpselt sama hotellituba. Aga me praegu sööme. Varsti läheme lennukile ja meil juhtus siuke lõbus situatsioon, et me võtsime süüa, mõlemad on enda seljaga ja siis kuuleme järsku öeldakse tere hommikust. Mõlemad siis keerasime, mis asja, kes see on. Ja siis meil suvalised inimesed ajasid meid segamini, aga kõige toredam on see, et nad olid eestlased ja nad ajasid mingi eestlastega meid segamini. Ja me näeme selja tagant ka nii eestlased välja. Ja, mina tegelikult mõtlesin, et hotell on ikka väga vapper, et õppisid hommikuks ära ja tere hommikust ütlemise. Nagu nii palju eestlasi. Jah, me olemegi nüüd lennujaamas ilusti. Kontrollist saime ka läbi ja nüüd sulgume lennuki peale.